Mikki su on? 6, 7, 8. Tšau! Tšau! Tere tulemast meie kanalile. Nagu sa näed, oleme me tegelikult ohuga puhu keskel, aga me just kolisime. Ja täna kavatseme esimese öö uues kodus veeta. Ja möllame hetkel laste vooditega, ehk siis voodite, mida meil ei ole. Aretame vooditega. Me tekitame, kuna meil on üle maja on põrandaküte, siis meil on vaja nende madratsite alla panna miskit, et seal õhk läbi käiks. Ja siis me võtame siit tükke vanast voodist. Neil oli enne IKEA kura väikse tuuninguga. Ja tekitame siis neile sellised väiksed ajutiselt lahendused sinna alla, et nad päris vastu maale ja madrats otse vastu põrandaküttega põrandat ei oleks. Ja hetk tagasi Joel tõi sõbra ja isaga meile meie uue külmiku. Oota, isa väga, oota. Ma siit saab nii, palju käsi teda teed? See on ilmselt keerata, et ma mõtlesin, et on samu käes katsi midagi, sest on... Aitäh! Tänan! Ja siin meil siis oleme. Sedasi me siis nüüd siin sedasi oleme. Jah, suured ohuga puhu sees kogu aeg. Mõnda aega üritame ennast siin sisse seada. Eks me siis näeme, mis see nädalatke toob meile. Issi üritab sulle siia mingi voodi leiutada. Jah. Dinosauruse voodit tahad või? Jah. No see läheb raskeks, aga proovime. Teeb jah. Võta ja nüüd. Mida kaale? Mida? Pane see siia maha. Pane sinne poole alla. Võta ja nüüd. Mina. Jaa, vaata. Pane siia maha. Näed sa. Pane sinna vastu. Just, võtta. Nii. Jah. See on siin jah, selle madrat seal. Mis asja? Ta pani sinna. Seal on see auk. Okei. Need on mõõta kepi. Anna neile käpp. Hea, tuud. Sinu jala vaata. Aia! Nii. On oma ka. See oli nii valus. Sellepärast ma röögatasin. Jon istus seal peale ja ma lõid näpud all. Nii, teine ka ja. Väiksem kruvi. Ei, näed siuksed paneme siia. Askeldavad seal. Ma tõin üles laelambi ja gloobusi, mis kahjuks on selles mõttes katki, et see jalg tuli alt ära. Ma pean sellega midagi välja mõtlema. Vajutad muga koos või? Ja laelamp on siis pilveke läheb selle asemele. Aga sinna ma keerasin selle kallaksi teistpidi, et tekib siuke mõnus lugemispesa, et Anna meile kruvi, Emmi annab kruvi meile. siia peab ka mingisuguse raami alla mõtlema, et õhk käiks läbi. Praegu on raamatud siin, aga ideaalis ma paneks nagu seintele siia niimoodi kuidagi. Sest siia seinale on üks tore mõte, milleni ma loodan, et me ükskord jõuame. Anna üks kruvi palun. Niised hullukesed. Praegu siis nii, pärast tulevad neile mingi hetk nagu normaalsed voodid ka, aga olulisim on, et neil on väiksed pesad olemas hetkel. Siia ma panen mingi katta ja... No. Ega meil parem ei ole.
Teie tuba või? Ma ei tea, kus ma praegu. no asjad lükkame, katsume siia nurka panna ja et paneme minu tooli ja ma saan kasvõi läpakaga vahepeal olla, kui lõpuks net tuleb. Et madratsi siia niimoodi ja selle kapi ükskord nihverdame alla söögituppa ja vuntsime ära. Mõtleme sellega midagi välja. Kas on midagi mõnusamat kui õdus valgus? Ühesõnaga, see ei ole üleüldse hea lahendus siin, sinna me mõtleme midagi siis, kui neil on voodid ja midagi püsivamat. Pain selle gloobuse sinna, sellel hetkel kahjuks jalg on katki. Ja selle sinna, et lugemisnurgas natuke mõnusam oleks. Igatahes väga mõnsa praegu. Siin on timmimest veel küll, aga esialgu neil on vähemalt selline oma mõnus asi. Oma mõnus tuba, oma mõnusate tuttavate asjadega. Kus olla? Kas te näete seda vahet? Siin ei ole enam neid kaste. See on prügi. Jäi veel siia. Siit ma tahan pigem tühjaks saada, sest mul ei meeldi mingi mudru kuskil. Aga ma lihtsalt, kell on kohe 11. Tahaks magama minna. See, ma arvan, et esialgu jääb küll siia. See on nunnu. Või siis võib-olla isegi sinna nurka tegelikult. Või siia ta sobiks ka. Ühesõnaga vaatame, kuhu see jääb. Edaspidi see ta võiks olla natukene puhtam. Aga siuke see meil siis praegu nüüd sai. Ja siin on täpselt 2 väikest sahtlit. See ja see. Teised on kõik kapid. Nagu kõik on kapid. Mis tähendab seda, et kuna meil ei ole hetkel prügikast ja ma pean selle karbiks iga kord välja tõstma siit. Siit on paha asju võtta, siit on veel hullem asju võtta. Noh, need on nagu fine on ju, aga reaalselt mitte midagi siia ei mahu. Kõik on nii ebapraktiline, ebaloogiline, et me üritame selle aasta sees kindlasti köögi ära vahetada. Ehk siis näeb millal. Aga nüüd uued klaasid kasutusse ja cheers! Siit ka ei viitsinud enam koristada. Joal panin endale homseks arvuti üles. Interneti meil majas ei ole, sest siin ei ole netikaablit. Aga Homme äkki saab. No loodame, et saab, sest siia polegi reaalselt veetud nagu. Nii et ma viskan ka ennast lebosse ja siis meil on Selle esikute lõpust. Ja üks töö on veel. Lõpuni jõua. Okei, 2 tööd on veel. Okei, 3, ma pean ikkagi vannitoas need karvad kapist ära tõmbama. Aga see... Pühi käega kokku. See on puhastatud sealt. Aga need on kuskil serva vahel. Et seda saab ainult tolmariga ära. Issand, keegi kuskil ütles tolmar ja nüüd mul on see... Nüüd ma kasutan seda, aga ei salli seda väljendit. Aga ühesõnaga. Meie madrats on vaja panna voodipesu vahetada meil ja panna madrats põrandale, sest see on seina ääres, sest lapsed käisid seal vällamas. Head ööd! Palju. Et mina teen samal ajal teisest nurgast või? Jah. Aga räägi mulle, mis sa teed? Seda nurka lahti lõikan. Nokid seda kile maha, jah? Või teisega. Me proovime, kui kergelt või raskelt see käib. Mis sa siis esin? See on suur. Kas? Oota. Talle jäi Pepu külge pudelipesuhari kinni. Oh, sa vaene laps. Oh, sa vaene laps. Tükk. Mõelgin, beebi. See on Manni. See oli minu ema nukk. Sinu Tema väike oli. Ja sinu Manna nukk oli see. Manni oli Manna nukk. Paneme siit selle ukse kinni. See on niisugune läbu siin igal pool, aga no see on paratamatus, et... Kas ta 4-aastasena ka mängis sellega? No kui tal 4-aastasena see olemas oli, siis kindlasti. Kas häält ta ka tegi? Ei, selle aja nukud ei teinud häält.
aga me mõtlesime emmiga, et Joel läks wifi asju ajama. Jan magab, et me proovime, kui kergelt või raskelt see kile siit lahti tuleb. No siin on mingi terava asjaga vaja nagu nüüd tagant lükata, aga siis ta tuleb lahti. See nagu ei ole normaalne, kuidas see koer jalatab. Nii hea on läbi garaaži tuua, et takordan garaaži ette, teen puldist ukse lahti ja siis läbi garaaži toon siia. Kappi aitäh. Meil saadeti nende smushi pudeli smuutid justkui. Aga näha mulle veel 2 tükki kappis, aga need olid nii maitsvad. Ma ostsin meile terve hunniku neid juurde. Aitäh. Sest need olid tõesti väga-väga mõnusad. Paprikas. Paprika. Jamm, sulle ju maitseb see. Paprika. Paprika. Maitsta. Nii. Meil on kapis veel ruumi. See tõesti mahutab täitsa normaalselt. See külmik, sellega on siuke naljakas lugu, et Me tahtsid vett. meil ei ole veel veepaak täidetud, kallis. On täidanud. Ma pean selle veepakina ära pesema. Ma ei julge sinna enne vett sisse panna. Ma arvan, et siis ta on paha maitsega ja mingisugust jama täis. Külmikuga oli selline lõbus lugu, et kuna see köök on selline, et ma tahan kindlasti uut. Võtan teid siia natukene madalamale. Sest et esiteks, nagu te näete, on see selline kaunis, no mina kutsun seda pornoköögiks nüüd. Ma tõesti siinkohal ei soovi solvata kedagi, kellele meeldib punane kõrglaid ja see lihtsalt üldse ei ole meie maitse. Ja lisaks sellele on see ka veitsa selline odavam, et ma olen näinud teistsuguseid kõrglaike kööki ja nad kohe kindlasti mitte ei ole sellised plastikkilad. Mida maha, väga kerge vaevaga maha saab nokkida. Ja siis igatahes mõtlesime, et ükskord võtame siia endale musta 2-poolse külmiku, kui me ära vahetame köögi. Aga siis me kolisime sisse ja külmikut ei olnud. Ja sõber rääkis, et Elisa just ostis ühe, mis vastas täpselt sellisele kirjeldusele, mis me välja valisime iseendale ja ütles, et nad kakkusid selle lahti enne, kui said andmed üle vaadata ja tegelikult seal oli see jäämasin puudu. Ja isa soovis ümber vahetada, aga kuna neil oli kõik lahti kakutud, siis ei saanud enam. Ja siis me leidsime imelise lahenduse, et me ostsime nende käest selle ära. Ja nemad said endale uue osta. Nii et nüüd on meil ilus must 2-poolne külmik ja siis minu jaoks must, punane ja valge kokku. Mida sina ka? Mis sa ka soovid? Poodi? Voodi? Smuuti? Aga keegi ei võtnud smuutit praegu. Keegi ei võtnud smuutit praegu. Emmi andis mulle ja me panime kõik külma. Kas me teeme nüüd supi soojaks? Ei taha või? Okei. Ühesõnaga, me saime endale külmiku ja eile kappe täites ma avastasin, et ikka väga selline meie jaoks ebamugav köök. Me ei tee lahti neid praegu. Me hakkame sööma. Olgu, siis sa ei taha. Ja üritame nii kiiresti kui võimalik selle uue köögi siia saada. Aga ma ei teagi, mis siis välja tuleb. Ma läheb natukene piima. Kuum. Ei ole kuum. Vaatame, mis tuleb. Väikse lusika meie jaoks ka, et magus ka ole. Valikad on nii ilusad, et ma võiks kõik ära süüa. Ja, aga ära kõik ära süüa, eks ju. Ma otsin ühe veel. Nii. Me teeme vaadikajäätiseid. Me teeme vaadikajäätiseid.
panin sisse. Panid sisse ja väga hea. Söö ära. Söö ise. Nii, nüüd võta stopp, nüüd vaatame, paneme natukene veel piima juurde. Ja siis vaatame. Mis tuleb? Et kas ongi liiga vedel või paks või mis sellest saab. Emme-issi omale ma panen pähklivõid ka. Või tahad sa ka panen kõikidesse natukene pähklikreemi ka veel? Ei taha või? Mina tahan seda. Millist sa tahad, kas seda rohelist, sinist või oranžit? Vali endale üks. Seda. Kas sulle meeldib sinine või? Ja te saate need. Jaa, aitäh. Ja see käib Oota. siia. Võtame nüüd ära need kõik. Me valame 2 tükki täis ja siis paneme pähklivõid ka. Siin on üks kapilammutus käsil. Me katsume selle siin söögituppa viia ja siis mõtleme midagi elutoa paigutusega ka välja. Keskmine osa on jäänud. Ümbrisraam on sellel ka, selle me võtame lahti, sest et see on nii palju lai ja tüütu seina äärest eemal võtta. 3 sisu seisavad juba siin. Ja diivani lükkasime eest ära, nii et siia me ta praegu paneme. Saime küljed ka siia ja põhja ja katuse. Siis saab seal siia. Ja vaikselt mõelda, kuidas see diivan paigutada kokku, nad just ei sobi, aga meile ei meeldi see praegune paigutus ka. Vaata siia, Karla. Maxiga on väga tore mängida. See oli äge. Pane siia nurka. Pane siia nurka. Ei ole krõbingus. Pane siia nurka. Ei, mitte sinna, sõber. Siia nurka paneme. Viskas nüüd laiali. Ja väike penskar. Täpselt ei tea, aga peaks 9 saama. Siin, ma ei tea. Üks oles. Tähendab, ta peaks nüüd... Kule, Joel! Oota, aitab nüüd, Joni. Joel! Mul on tunne, et Jänesel oli lähipäevil sünnipäev. Nii et me panime nüüd niimoodi. Ja kuna seda diivanit pole mujale panna, siis see siia, aga siis küll see ei häiri. Ja selle kapi siis teeme siia. Siia ma tahan suuri pirne, sest siin on praegu niisugused väiksed nikatsid. Selles mõttes nikatsid, et need ei sobi selle lambriga üldse. Tegelikult selle lambri ma tahan üleüldse tulevikus välja vahetada. See võib siin olla küll, sellele ma tahan ka siis suuri pirne. See laud läheb siit varsti minema. Kui me üleval oma toa natukene korda saame kastid ära ja siis saab sinna selle ajutise laua tekitada, kuni suvel tuleb remont ja siis teeme ümber. Ja siia on meil nüüd vaja siis suuremat lauda ja toole, nagu näha, sest meil ei ole mitte ühtegi söögilaua tooli, me istume järgi juba aasta aega taburettide peal. Et igatahes ja meil on vaja... Kim ole. Mis ei ole? Krõbinaid või? Sellepärast, et nüüd me hakkame tortillasid tegema. Tere! Mida? Kas see võib läbipaistev kilekotti seal, kui seal olla? Jaa. Me ostsime eile. Tähendab, kuule, sõbrakene. Helmil on paha. Tule ära. Sul on ahvike minu tehtud. Tähendab, Joel läks
meil on siin siuke kapike. Joel läks seda. No, mis ta läks tegema nüüd, Emmi? Ütle, mul läks meelest ära juba. Ta läks prügikotti õue prügikonteinerisse viima. Kuule, selgita mulle, miks see nii kaunid näomaalingud on? Mis tegite enne? Me tahtsin tortilla peo jaoks. Tortilla peo jaoks või? Jaa. Ah soo. Täna on tortilla pidu. Külmutatud, me kutsume kalapaladeks neid mingisugusesse taignas või paneeritud need. Vaadake meie maske. Imeline. Tea, kas need maha ka tulevad? Ühesõnaga, Joel viis prügikotti õue konteinerisse, et saab hakata prügi välja viima. Ma tellisin mingi hetk siin paar päeva tagasi allkirjastasin selle lepingu, et meil hakkaks pakendikott käima, see kollane, mis on tasuta. Ja siis meil on nii palju aiasju või? Aga eks me puudutame seda nagu järgmine kord, sest meil on üks labidas. Rohkem meil vist polegi väga aiatööriistu või? Üks väikene Fiskarsi, meil on Fiskarsi labidas, see väike Fiskarsi see mingi lille kühvel ja väike siukene krabits. Ja need on ainsad aiaasjad, mis meil on ja meil on nüüd siis oksakäär vaja, niidukid see on nagu ja meil on elupuid vaja, meil on igast asju vaja. Jah. Aga jaa, kõigepealt tahaks tegelikult siin tahaks nüüd söögilauda ja uusi toole. Ma näitan teile enda uut ahvikesega. Temaga tantsis see magavööpull. Õhtusöögike nagu igaüks määrab, mis ta ise sööb. Mis sa mulle ütlesid enne? Nina hammustasid mul või? Ai! Ma teen sulle. Ma olen ärkvel. Ma teen sulle. Miks ma üles pean tõusma? Kus ma minema pean? Mida? Miks ma pean tõusma? See on hea. Jõudu tööle, Joel. Jõudu tööle. Mis sa teed siin? Emmi. Ma üritan aru saada, kuidas see laud siia tehtud on. Väga keeruliselt, eks ole. Väga hästi. No jah, see on ikka nii, et see elab maavärinaga üle, sest et esialgne plaan oli lihtsalt see plaat siit maha kakkuda, aga see on siia liimitud ja potentsiaalselt võib-olla isegi mingite kruvidega läbi selle lastud. Maja küljes kinni täielikult see, nii et siis me üritame nüüd nagu vaikselt minna, et kuidas ma selle plaadi siit maha saaks. Me saime teada nüüd, et see pealmine plaat on siia külge silikoonitud. Nii et me üritame seda ikkagi siit lahti kangutada, sellepärast et see lammutamine ei olnud nagu super tulemusrikas, see ei aidanud meid mitte kuidagi edasi. Nii et me proovime ikkagi nagu toore jõuga lihtsalt seda nagu lahti saada siit. Meil on nii kaunist juba. Seda ma ei näidanud. Koledama poole paneme siia. Ma nüüd paneme koledama poole siia veitu praegu, jah. Aga igatahes see on no ikka nii kinni lastud, kui kinni lastud asi. Liimid, kruvid, naelad, silikoonid, kõik jutud. Puitkarkass, OSB, kipsplaat. Nagu kõike oli siin. Aga oli õnn praegu, et meie vanad lauad täpselt sama kõrged nagu see plaat, seega me paneme vana plaadi siia niimoodi peale. Ja siis mõõdame selle sügavuse korra ära, Joelile paneme praegu ühe teise plaadi siia niimoodi küljega. 85. Okei. No siis paneb selle äärega siit tasa, aga sest 75 oli see.
et 10 senti jääb tagant puudu nagu praegu. Sest eest puudu ei jätta, siis hakkab kraapima vastu ju vaata, vahet ei ole ka. Et siis mulle tuleb siia sükene jupikene ja siis Joel saab siit endale jupikese. Tuus. See on nii äge, see on. Seda, siin on sellega see case, et me täna ei hakka seda nagu täiega maha lammutama, aga tulevikus siit niimoodi selles joones saaks maha võtta, sest siin on see trepilagi. Mida? Nii järele. Nii, palun. Et täna me tegime lihtsalt, et saaks nagu mõlemad lauad siia tuppa. Natukene nagu hubasemaks, et ma panin eile stanged püsti, nagu näha joali asju veel ei ole. Siis saab selle voodi tühjaks ja saab selle toaga nagu normaalseks. Ja meie ustav sõber alati kuskil läheduses. Aga tulevikus tuleb siia, mõtleme välja, kas me kasutame seda varianti, et teeme siukse puidust laua, mis on osmoga viimistletud, sest Joelil tekitab see nagu allergilist reaktsiooni. Või, et mis me täpselt nagu teeme, aga siis tuleb selline ühtne, selline ilus sisse ehitatud laud siia meile kahele. Selle toaga on tegelikult suured plaanid, aga ma ei tea, kui palju me neid täna kohe avaldame. Praegu ei avalda. Seega. Ma saan iga vaadata. See grand plans. Suured mõtted on siin toas. Väike Hitler kaisunatsu on mul siin. Tere, pere! Tere! Me teeme moosisaiakesi. Vaadake, minu tehtud on see, mis ja see ja aga panegi see ka vist ja see ka. Joelil on see meie igapäevane 3-kordne õudus. Vaadake minu kletti. Ei ole nõudepesumasinat enam. Oota, kallis. Meil ei ole enam nõudekat, siis... Jah, aga sellega on nagu keeruline, sellepärast, et eraldiseisvaid musti ei ole ja integreeritud. Me siia ei saa hästi panna. Nii et meil on nagu blinder natukene. Meie kaunis pornoköök ei mahuta nõudepesumasinat täna veel. Korras või? Ja korras. Tehtud? Tehtud. Aha. Seda. Sa tahad Taigna rolli või? Jah. Teise lehega saad Taigna rolli vaadata. Pane hea kodune imelik soeng on vees, aga ma lähen võtan garaažist. Aga võib-olla ma nikerdan selle, kas ma lihtsalt ei viitsisin koukida. Ei, ma ei viitsi seda ka võtta. Ühesõnaga, ma pean siit selle võtma, et ma saaksin köögist ühe kapi ukse eest ära võtta ja siis ma pean üles otsima, kus on lihvimismasin. Huvitav. Liivapaberit on siin. Ühesõnaga, ma pean näiteks otsima, sest ma tahan testida, kas ma saan appi, ma pean endale jope selga panema, siin on nii jahe. Ma pean testima, kas ma saan seda köögikappe lihvida. Seal on kila peal, mis ei ole super kvaliteetne. Vähemalt see aluspind ei ole super kvaliteetne. Ma ei tea siis kumba nagu kiruda. Aga kui seda saab lihvida, siis ma värvin üle selle. Kui seda ei saa lihvida, siis me kiletame. Hajutiselt siis seniks kuni... mingi ilus... Ilus päikeseloojang paistab. Ma käisin reaalselt just üleval vaatamas loojangut ja nii ilus veel ei olnud. Meil on taldlihvija. Ja meil on väike kaunis köögikapp. See on see, mida me video alguses emmiga nokkisime. Ja ma testin. Kuna mul ei ole sellest uksest kahju, et mis ta mul teeb. Kas seda saab lihvida või ei saa. Küsisin teadjamate käest. Ehk siis see Instas selline kasutaja nagu Metsikpiitsal tegi Facebookis mööblivärvimise grupi. Ja muidugi ma kohe liitusin ja kuna mul oli äsja ka, siis ma tegin sinna kohe postitusega ja küsisin.
ja mis mu võimalused on, et kas seda annab kuidagi nagu värvida, et kui ma selle maha nokin, siis see on mega krobeline, siis ma peaks nagu pahteldama. Ma siis nüüd proovin, kas seda annab lihvida ehk et kas see hakkab siin nagu rullima kuidagi või ta reaalselt laseb ennast nagu lihvida. Siin loksub ja nii hea, et mul on kohtus nagu ka praeguse ilmaga natuke teha, kuigi ma juba sain pragada, et ei tohi siin tema garaažist midagi teha. Aga ma teen ikka. Ma panin siia 120 selle paberi. Vaatan siis. Mulle tundub, et ta ei rulli mitte kuskile. Oh. Siin on täiesti ja see läheb ilusti karedaks, mis on rõõmusõnum mulle, sest nüüd ma saan Varnast teha oma esimese Fusion Mineral Paint ehk siis Fusion mineraalvärvi tellimuse. Varna Mari-Liis oli ka üks, lisaks siis Jannele, kes mulle seal grupis ilusti nõu andsid ja kuna ma nii väga neid Fusioni värve olen proovida tahtnud, siis nüüd mul on projekte jalaga segada. Üks on lastetoakummut, laste söögitoolid, on söögitoakapp, praegu siis need, sest väga hea, ma olen väga rõõmus, saab selle pühapäeval eriti rõõmsal noodil ära lõpetada. Ehk et värve tellima. Lõpetame selle vlogi ära. Oota, niipidi ei saa. Niipidi ei saa lõpetada. Et see oli siis selline natukene sisseseadmise nädal selles mõttes, et ega siin väga midagi põnevat ei olnudki. Kappi vedasime ja oma toas sättisime lauda ja uuest nädalast nüüd algab mul ka jälle uuesti töö, puhkus sai läbi. Kui ilmad lähevad ilusamaks, siis saab uuesti toimetada ja me hakkame täna õhtul valima seda köögikappide värvi. Ei, meie, sest et mul on nüüd dilemma. Ja siis sina aitad mul valida. Aga aitäh, et vaatasite ja millalgi jälle näeme, ma ei tea, ma olen täiesti ree pealt maas, nii et need vlogid tulevad viivitusega, sest et materjali on nii palju. Meil ei ole veel eelmine vist üleval. No selleks ajaks, kui see jõuab, siis on, aga tuudeluu, aitäh, et vaatasite. Näeme järgmises videos. Ja, tšau!